Teise
Poisid, miks teil pill ei lüüa, mina tahan tantsu lüüa. Poisid, miks teil pill ei lüüa, mina tahan tantsu lüüa. Hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa. Ohoo! Niimoodi. Meil tuleb heli sealt läbi, vabandust. Ei tule. Heli läks koju ära. Ma olen kuulnud, et kõik töötab paremini, mis elektriga. Kui on elektriseade, et annab, siis peab kasutama voolu. Aga igal juhul, aitäh tüdrukud. Üks veidikene priske talumeeski tundis tuuritamise võlu. See vägi, see nali ja naer. Tantsides tohib ja peabki ennast hästi tundma. Ka siis, kui iga liigutus ei ole lõpuni lihvitud või kui mõni samm vahel meelest läheb. Tantsimine on lummav. Tuuritamine on lausa nakkav. Vaimustunult viskas mõnigi kord talumees salajastel tantsupõrandatel ise ka selliseid tuure, et ise enesegi üle uhkust tunda võis. Silmanurgast jälgis pilke. Kas võis neis olla peidus kadedust või etteheidet, kiitust? Soovi samuti tantsu jalga keerutada või noorusmälestusi? Talumees oli igatahes uhke, et armastab tantsida ja ta tegi seda täie kirega. Ilma ta enam ei osanud ega tahtnud. Mõnigi kord, kui muud muusikat ei ole, siis teen ma ise suu lahti ja tuuritan oma enese hääle järele. No aga teate, kui juba tuurid peale tulevad, siis tahaks ju puurida kah. Esitame teile Kätrin Järvise Puurida tantsu. Aitäh, sõbrad! Suur tänu!
Leisberg elab ja areneb. Meil on omamoodi soovid ja unistused, plaanid. Ikka selleks, et teid ja ennast alati uute kenade numbritega rõõmustada. Annan teile väikese vihje. Kõlab Uku Aru valss. Ja mitte niisama. Kuna meil on siin koos kõik andekad, siis esinevad teile nüüd Anniki ja Joel selle armastatud looga. Arvo Pärdi Uku Aru valss on imeline, lihtne, võluv, ootamatu. See on nii Eesti, meie armastatud Eesti. Plaksikale veidi. Väga ilus. Aitäh sõber. Et te ainult vihjega ei pea leppima, siis hetke pärast on meil teile esitada ka üks tants. Siis teate, mida tulevikus võib oodata. Armastus tantsu vastu on Leisbergi salasõna, aga see pole saladus. Meie uhkus on, et meil on võimalus ja need ilusad inimesed, kellega tantsida. Ja maailma ilusaim mõte on meil ka. See kõlab nii. Tants on emotsioon. Leisberg on elustiil. Ei mõistnud mina esiti nende sõnade tähendust, kui ma armusin tantsimisse ja jälle armusin, siis sai selle sisu mulle selgemaks. Ma tahan seda teha. Ma tahan tantsida. Jälle tantsida.
ilusad tunded ja ilusad mõtted. Ma tahan seda elada. Nüüd räägivad teile läbi tantsu oma loo meie rühma soolopaar Mairet ja Ivar. Õhus on palju ilusaid tundeid ja emotsioone. Esitamisele tuleb tants Hingesugulane, Helena Mariana Reimani koreograafia, Ivari seades. Hingesugulane
edasi. Veidi priske talumees on pidulik. Tunne on pidulik. Iga hetk sassimajas on pidulik. Ja kui pidulik on veel neiu, kelle sabas see mees kord tantsule tuli. Ja ta jäi. Ja ka neiu jäi. Hing on hell. Suur pidutunne ja tänutunne Leisbergi juubeliaasta puhul on selle kunagiste asutajate ees. 25 pole lihtsalt vanus, vaid kogemused, tarkused, ajalugu, mälestused, sõbrad. Õhtu läheb küll edasi, kuid kuna meie kava on peagi läbi saamas, siis ma palun teid, sõbrad, lubage mul teile tutvustada meie tantsijaid. Me palume tuljakuks lavale Rael ja Priit. Sigrid ja Rasmus. Maarit ja Arvi. Liina ja Joel. Roosmarie ja Jaek. Maivert ja Ivar. Ja mina, Peeru, palun endaga lavale armsa Pireti.
et Peedu praegu pole kõnelemisvõimeline, ma võtan korra üle. Et tuljak pidi olema üks raskemaid tantse, paljud ütlevad isegi, et kui tuljakut oskad, siis oskad kõiki tantse rahvatantsus. No ma päris kindel ei ole. Mul jäi enne tutvustamata, õigemini Peedul jäi mind tutvustamata. Ma oskan tegelikult tuljakut, minu nimi on Anniki. Aga sügisel, kui ma Reisbergis alustasin, siis oli selline seis, et üks mees oli üle. Nüüd on selline seis, et üks mees on puudu. Ma teen kohe asja selgeks. Ei, ma ei otsi meest, kuigi see jutt käib siin täna palju läbi. Aga Reisbergis tõesti on üks mehe koht vaba. Kui keegi tundis, et Varvas hakkas sügenema, siis olete teretulnud meiega liituma. Aga mul on tunne, et täna õhtul on meil üks polka, ma saan aru, et tuleb elevus selle jutu peale kohe, et tahtjaid on palju mõistagi. Aga täna õhtul on meil polka tegemata. Meil, kas mõni naistest tahaks meil seltsi tulla, äkki Rael Roosi? Teeme polka veidi lõbusamaks. Piilume tulevikku, vaatame memme taadi polkat. Tegemist on veel ühe Maitagu tantsuga, aitäh Roosi. Roosi paneb mind valmis, et hukale ei külmetaks, ma saan aru. Nii, triigitakse selg, olen valmis. Maitagu memme taadi polka. Lõõtsvil tõmbab suure mõnuga piiseva kevad. Tantsiks polkat, tantsiks mõnuga puudub partner vald. Need, kes tantsid polkat päriselt vanaks jäänud ja neil päriselt jalg on tants ja rinnus päriselt katki jääb see tants. Vana oli kõige peaaegu kõige tema rõitants on mind olnud temast keegi terasem. Mina olin mikrofoni kõige lähemal, siis ma mõtlesin, ma kasutan võimalust. Aga tegelikult sellel eesmärgil, et enne, mis saab kava läbi ja palus äkki mikrofon kinni, ma saagi rääkida. Ma tahtsin sihukest asja öelda, et alati ei saa ja alati ei ole võib-olla sobilik. Aga tänasel õhtul ma arvan, et oleks väga kena tänu välja näidata. Aitäh, armas publik, et te meid vaatama tulite. Ma arvan, et me ei oleks pooltki nii palju saanud lustida, kui tänu teile. Reisberg, teeme ühe suure aplausi publikule.
Teine asi. Kunstiinimesed on ikka emotsionaalsed. Ja kui see esimene number hakkas pihta, ma ukse tagant piilusin. Ma nägin teid, ma nägin seda valgust, ma poleks arvanud, et see nii äge välja näeb. Ma nägin meie ilusaid tüdrukuid ilusti tantsimas. Ja mul oli tunne, et ma olen ukse taha peitu, sest muidu mul tuleb visa silma. Kallis Leisberg, tantsija, sa olid täna ääretult tubli. Aitäh sulle! Georg, meie eritehnik. Meie tase teisel Aitäh sulle! Ja nüüd siis eriline au ja kiitus ja tänu Peedule. Et meil oli kuidagi loksus paika see kuupäev 18 ja Sassi maja ja nii edasi. Istusime maha, et mis me siis tegema hakkama, vaatasime oma tantsudele otsa. Ja kuidagi hästi loomulikult ja kiirelt tekkis see, et Peedu hakkab rääkima oma lugu. Et see suure südame ja hingega inimene, kes meid iga kord õhtuti peal trenni külvab oma armastusega üle ja kõige muuga. Et tore oleks, kui saavad teised ka sellest osa. Et suur tänu, et selle teema. Ja nüüd, et seda juttu vähem oleks, mina ei armasta üldse rääkida, pole eluski laval rääkinud. Ja etenduseks ilusa lõppu on tantsupeo aasta. Tantsime ühiselt üldjuhi Helena Mariana Reimari loodud üldtantsu, lööme loenguni lokku. Yeah.
sõbrad, kallid sõbrad. Me tuleme selle väikse piduliku osaga veel teise momendi juurde tagasi. Nüüd öeldi, et nüüd võib jooma hakata. Teate, meil on Leisbergi tantsugrupina ütlemata suur au olla Ivari õpilased. Ivar on meie jaoks mitte lihtsalt treener, natuke nagu guru ka. Ja me austame ja siiralt järgime neid õpetusi, mida ta annab meile trennis, soojendust tehes, päris tantsi õppides ja kõike seda muud, mida me tema käest saame, seda veel ja veel. Lisaks saab tema juures massaažis käia näiteks, mina käin. Kallis Ivar, meie treener ja rühma vaimne juht. Ivar. Sina valmis, Ivar. Sa oled meil valmis ja selle võtme sulle ära, ma armastan sind. Praegu ütleme. Kõik kuulsid. Just äsja, täpselt nädal tagasi, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi poolt korraldatud koolitusel läbis meie kallis, minu armastatud Ivar, läbis kursuse vahetussammust kaugemale koolitus alustavale rahvatantsu õpetajale. Meie kallis Ivar, sind õnnitleme palavalt ja samme su järgi seame me väga hoolikalt. Armastame sind, ütlesime jälle. Ikka edu ja inspiratsiooni jätkumist, kallis Ivar. Aitäh, aitäh, aitäh. Nüüd me asjad ütleme. Nii. Siin on veel selline lugu, et ma ei tea, mida ma ütlema pidin. Öeldi, et ma pidin rääkima mingit kuslapu juttu. Need on... oota, minul on midagi käes. Sinikuslapu tüümian, see vist ei ole sama, mis potis on. On või? Poti sees kasvad, tähendab. Ja... Vabandust, Ivar, see ei olnud mulle. Palun. Väga armastan seda meest. Naisi armastan ka, neid naisi ja teisi mehi armastan ka. Meil on selline sõbralik punt, et me armastame teisi. Ma tahtsin täiendada seda kuslapu teemat. Ma ei tea sellest. Ja just, et Ivaril on imeline aed ja me mõtlesime, et väga tore oleks, kui tema aias, tema aeda kaunistaksid kuslapud. Väga maitsvad, väga mahlased ja kui neid sööd, siis saad meenutada meid ja tunda oma tööviljast rõõmu. Meie poolt sulle. Ja neid peab olema 2, et ikkagi oleks tööl vilja. Ma vabandan, see kõik ei kuuluta näitlemise juurde, eks ju. Aga ma ei tea, kas ma pean meenutama, nii vana ma nüüd ei ole, et ma lähen koju ja hakkan meenutama seda Leisbergi. Ja kui mul juba sõna nüüd uuesti anti, siis emotsionaalne, nagu ma olen 2 aastat, olen ma Ameerika mägedes üles-alla põrutanud, nii vähe ei ole. Ja ma loodan nüüd edaspidi ainult seal üleval kõrgemal ja rõõmsamalt. Aitäh teile. Aitäh teile, Ivar. Aitäh sulle. Plaksutage, sest me läheme kõik nüüd kallistama elada. Nii, okei, tegelikult on niimoodi, et meie oma rühmaga saame Leisbergi trennides ka Ivarit kallistada. Ja Peedu on nii palju rääkinud juba, et nüüd võtab uuesti tuljaku koha sisse ja tuljak läheb kordamisele. Enne
siis mina tahtsin ka siis õnnitleda Leisbergi, et mul on olnud väga rõõm olla teiega päris pikalt koos. Ja mul on eriti hea meel, et Ivar siin 2 aastat tagasi siis võttis vastu siis selle... Kui nüüd jälle rääkima hakatakse, siis siin, kus ma praegult olen, siis see naine on kõigest peaaegu süüdi. Sest eelmine aasta me siin sõbralikult koos jagasime oma trennipäevi. Ma sain 1 nädal puhata hinge ja kõiki muid asju. 2 nädal pidin tubli olema. Ja siis eelmine sügis ta teadis, et nüüd Ivar hakkad suksi tegema, et tema pole aega, tema läheb kõik muud trupid tantsupeole. Mul jäänud muud üle ja siis ta helistas mulle, et nüüd Ivar on see, et Tallinnas hakkab kursus, lähed kursusele. Mul jäänud jälle muud üle. Et ma ei oleks isegi, jah, ma arvan, et